tere kallid vaatajad! Täna näitaks teile, kuidas käib kanamuna abil needuste, erinevate negatiivsete, egregoriaalsete ja muude analoogsete sidemete diagnoos ja eemaldamine. Antud meetodiga puhastades tuleb arvestada sellega, et see ei näita väikeseid seoseid ja ühendusi, kuid vabastab nendest ning vastupidi näitab hästi suuri ja tugevaid negatiivseid või muid ühendusi, kuid jällegi ei vabasta nendest. Näiteks, kui teil on mingi tugev egregoriaalne ühendus, näiteks olete käinud reiki või muudel analoogsetel kursustel või suitsetate või ühesõnaga mingi muu tugev ühendus, siis antud meetod näitab selle olemasolu, kuid ei vabasta sellest. Riituse läbiviimiseks vajame ühte läbipaistvat anumat või klaasi, kanamuna. Siin kehtib see, et mida värskem, seda parem. Ideaalne oleks muidugi otse kanalast, kuid kõlbab ka hädapärast poest hangitud kanamuna. Instrument muna purustamiseks ja puhast vett. Vesi ongi nagu ühe määravama tähtsusega. See tähendab, et tuleks hankida võimalikult puhast vett, allika, pühitsetud vett või siis äärmisel pudelivett. Mingil juhul ei sobi tavaline otse kraanist lastud tavaline kloorivesi. Isegi näiteks mineraalvesi on väga hea. Kraanivesi ei sobi seetõttu, et ta sisaldab natuke liiga palju erinevaid kemikaale, mis võivad siis viia selle antud meetodi ebatäpseks. Seejärel hoiame muna enda peos umbes 2 minutit, hoides seda kas siis pea kohal või näiteks kui teil on mõni ihuliige haige, siis keerutades mööda seda vaegust tekitavat ihuliiget või kohta, kasutage intuitsiooni ja laske alateadvusel ennast juhtida. Ja selliselt siis 2-3 minutit keerutades seda muna mööda enda käsi, keha, hoides seda pea kohal, nii kaua kui tunnete, et muna on muutunud ihusoojaks või toa temperatuurile vastava. Seejärel lööme munakoore katki selliselt, et munakollane jääb terveks. Ehk siis selliselt ja valame selle siia klaasi. Minuti pärast näeme, kuidas munavalgest hakkavad tekkima niidid. Mõnel juhul tekivad ka mullid ja erinevad moodustised, kuid siin kehtib üks lihtne reegel. Mida vähem selliseid asju on, vastavalt seda puhtam on ka inimese energiaväli välisteguritest. Ehk siis, mida rohkem erinevaid moodustisi, erinevaid silmaga nähtavaid võõrkehi, mulle, niidikesi, seda rohkem on põhjust oletada, et inimesel on erinevad egregoriaalsed seosed või tema energiaväljas esineb erinevaid negatiivseid mõjutajaid. Üldjuhul eemaldab muna väiksemat sorti parasiidid, kuid suuremate probleemide puhul oleks mõistlik juba pöörduda ka spetsialisti poole või puhastada end mõne natuke tõhusama meetodiga. Näiteks mu näidatud peeglirituaal sobib selleks väga hästi. Igal juhul on see kindlaim moodus veendumaks millegi olemasolus või selle puudumises. Tänan vaatamast ja kui soovite ka tulevikus analoogseid väikeseid videoklippe, siis ärge unustage mind premeerimast ühe väikese like'iga. Tänan teid!